Kõik on ära puhastatud, jah. Pilker läks. Enal kala otsas ei saa kinni. Järgmine. Oi, kui ilus. Rauas paadid, Titaanist mehed. Asukoht Nussvägen. Joh, Heidi. 3 ääres, see on korra hullem kui spordi tegemine. Keri ja kerina. Nagu ikka õigetel hetkedel kaamera ei tööta, oli ka seekord. Aga õnnestus 5 minutit tagasi saada 10-kilone, üle 10 kilo kaaluv tursk. Joh, Heidiina. Seda me siia otsima tulimegi. Yes! Ahaa! Mis asi see on nüüd? Oli 4. püügipäev ja leidsime kala Matiga ülesse. Tööd jagus. Makrell sobib ka mulle. Saida ei sobinud. Põhjast, täitsa põhjast. Järgmine. Oi. Kuulsid või? Järgmine koll. Karjusin, puhkisin, ähkisin, aga kerisin. Tule konksuga. 8 meetrit. 7 meetrit. 5 meetrit. Oi. Lapik. Ei ole tursk ikka. Paadi all. Oi, blee. Teine koll. Joh, Heidi. Ai, bled. Ai, bled. Järgmine. Ai, see on mingi... Ei, järgmine jah. Kala tuli hästi ja ketti. Kollipüük on lahe. Oi, blöd! Niimoodi tehakse tööstuslikku tursapüüki Kotkapaadiks. Tiim Kotkas. Lembu-tembu on kõrval seal. Oi, blöd!
võib-olla ma olen juba väsinud. 5 meetrit. 4 meetrit. Seura. Tors. Ilus tursk. Ai raisk. Oi, 3. Ai raisk. Kalal tuleb kohe veri välja lasta, sellepärast et liha jääb siis parem. Norra ookean on nimeline paik, kui kala tuleb hästi. Oi, 3 kala jääb hästi. Käsi lõhki ja. Kus kohast? Siit pealt. Panin nagu kõrri, panin suhu, vaata tõstsin lõpustega. Ega ta ei valu? Padrekas taob. Ja. Ei, see on võin jääna. Kipitame, soolane õisi tuleb peale. Kupetab ära. Ja. Joh, heidi. 3 järjes, see on korra hullem kui spordi tegemine. Keri ja kerina. Püüame kala veel ja suur kast on turska täis ja Mati sai siukse ilusa paltuse. Kaalu on mingi 11-14 kilona selle vahemikus. Väga äge. Suur kass kala täis mingisugune 50 kilo pluss on kala meil, et kokku, et siin ise sain üle 10 kilos ühe, see on ka nüüd minu püütud. Sain ühe punase tursa ehk siis see Red Tursk, mis ta nimi on. Nii see asi on. Läheme praegu triivi peale tagasi ja vist läks ära. Midagi oli, igal juhul võttis. Läinud ta ongi. Ahaa. Sai ta külje pealt ja tõmbas nagu oleks mingi elukas olnud. Võta, mis asi see on, niimoodi lõhub? Sai ta mingisugune. Tursk.
veab, noh. Oi, mul on sitaks, mul on 300 meetrit nööri, noh. 48 meetrit hoiab stabiilselt. Kui ma põhjast teda tõstan, ta läheb kohe põhja tagasi. See on vist on paltus. Hästi tasakesi ja targu tehadega taga. Ei no, kui ma 2 meetrit kerin, ta tõmbab 2 meetrit tagasi, noh. Oi, bля. Mis seal on, aga see on maakera 39 meetrit. Ossa raisk. Võid minu juurde tulla siia. Mati, kuulsid või? Oi, blät, mis seal on? Tursk või? 2 turska! Joh, ei tii! Jaa, vaata, mis seal otsas on. Ja pringid ajad taga juba neid. Elukad. Oi. Täiesti puts. Kannab ise oma vist. Täitsa putsis. Ma lasin siit. Tulevad 2 seda. Või see 1 paltus. Ossa raisk. Võta tagumine, võta. Ma võin seda võtta. Anna konksu. 1 konks on veel kuskil. Nii, minul on konks otsas. Ma ei hakka enne sikutama.
tulemas. No tõstame koos, üks aks. Oi, bled, kui väsinud jälle. Oi, bled. Vahepeal tuli suure tursa duubel. Mõlemad kalad olid üle 10 kilo. 15 kilo puhast rõõmu. Püüd on tore tõsta kas või tonn kalapaati, aga fileerima peab ka pärast hiljem. Emotsioonid. Üks pilk on 100 sõna. Ja, noh. See oli vägev, noh. Mul oli au aidata see ilus paltus välja võtta, et väga äge oli, noh. 10 minutit möllu ja kahest oligi, noh. Tõstame laua peale. Oba! Siin ei tohi käsi värised. Nagu vana kauboi tead. No väikesed popsuta ei hakata paltust üldse fileerima. Meister fileerib lapikut. Oi, kui ilus. Hiljem jagasime muljeid fileerimismajas. Reis on tehtud, reis on tehtud. Ole, Reis tehtud. 15 kilo. Tursk. Tippen-toppen. No arvestame juba kaalusin, et veri väljas oli 14,8, no 15 kilo, noh. Ja, Mul oli see küpine niimoodi, et oli tütra peal kõhu alt kinni keskel. Mul oli tavamoodi, et peamiselt, mis kuradi asi see on. Nihuia saida. Jobana, kes selle sai? Sina? Midagi või mulle ka jaguma teed. Oota, tule vaata seda. Vaata. Kus see parem pilt on? Kõva reis. Täiesti võttis. Ja tead, mis on? Kus kala tuli või? Minu valitud spot. Vaatasin seda plotterit. Kuule, see on hea koht. See Jüri, mitte Jüri, vaid Mattides. Kuule, sealt sõitsime eile vist läbi. Tõmbasin sinna esimene triiv, laks. Kuradi 15 kilone. Esimese triiviga. Ülejäänud viska endale. Siin podiseb meil tursamaks suurte purkidega. Oi, tuleb hea asi. Hea asi tuleb siit. Eelviimane päev merel. Aitäh! Ma sulle 2 päeva olen jaganud selle, on nüüd tasub, noh. Oh, ilus. Vabast väikene. Oh. Vaat midagigi. Saime miskit, aga mitte nii palju. Püüdsime makrelli rohkem. Kümne meetri peal on kala. Oi!
homme ka veel päev ja tulebki täna. No nagunii, kui hakkame rappima tegema, läheb jälle mingi 2 tundi. Täna on 23. august, hommik kell 5 ja algab meie viimane püügipäev. Tänane eesmärk on suured meriahvenad. Et lähme meriahvenaid otsima. Aga noh, siin on lihtne, otsad lahti ja tuld. Viimasel päeval merel oli meri rahulik ja paistis päike. Püüdsime jälle makrelli. Kas sa aidad? Kahjuks saab minu imeline tripp siin Põhja-Norras Nuusvägis läbi. Naudin seda viimast kaunist vaadet siin enne magama minekut. Ja homme hommiku pöörutame Eesti poole. See on siis see fjord, kus me kalal käisime. Emotsioone oli palju, nägime suuri kalu. Saime vähe kala, saime palju kala. Purustasin oma isiklikke eesmärke ja väga äge üritus oli. Aga mis siin ikka siis? Sain omale maitse suhu ja kindlasti tulema tagasi. Mitte just siia, sellesse baasi, aga kindlasti ma tulen Norra ookeani peale kalale tagasi. See on 100% kindel. Ja arvatavasti see juhtub maikuuses. Et kurjad keeled räägivad, et maikuus on uus trip juba broneeritud ja on sinna mehi vaja. Et kohe kindlasti, kui võetakse, tulen. See tasub ära. See kõik see kõik tasub ära, mis siin on. Need kalad ja see võitlus ja loomulikult see kaunis vaade.